ja Gerd Kanteri võit. Need langesid täpselt ühele päevale. Oli taasiseseisvuspäeva eelõhtu ja veel Gruusia sündmused. Mul on kusagil luus ja üdis see emotsioon lihtsalt sees. Käisid ju laulud ja inimesed olid niigi emotsionaalsed ja siis veel selline teade sinna otsa. Ja meie inimesed oskavad võita. Olgem selle üle uhked, nagu oleme täna uhked maailma parima Gerd Kanteri olümpiakulla üle. Isegi mõtleks natukene üldisemalt, et võtame nüüd muusika ja võtame sport. Ja nad mõlemad on tegelikult üliemotsionaalsed. Ja kui siis tekib ühel väiksel rahval selline kangelane, et ma isegi kujutasin korra ette silmes, et kui see mees läheks lauluga pulti ja veel sellel hetkel, kui ta on teinud Eestile sellise kingituse, siis ma kujutan ette, milline sirakas oleks selle laulja ja selle inimese vahel. Pere on nagu niivõrd kergejõustikus sees ja kergejõustikus südames, siis me vaatasime põhimõtteliselt kõiki päevi kõik koos. Gerdi võistlus tuli, siis me ikkagi võtsime mõned snäkid kõrvale ja hoidsime kõvasti pöialt. 28 aastal ta domineeris kettaheite maailma täielikult. Tegelikult nagu laulupeolgi, et ta ketrab ja kõik ootavad, aha, lõpuks tuleb see muisamaa sinna lõppu, eks ole, ja kõik nutavad ja laulavad. Ja võt sellised hetked spordis on minu meelest täpselt samasugused, et kõik tegelikult ootavad seda ja nüüd ta tuli. 4. katsel vist tuli välja, pani 68 ja sellega ma olin väga kindel, et ta võtab medali, aga ma ei olnud kindel, et ta kulla võtab. Kuna nimed olid nii kõvad ja see tase oli niivõrd tihe ja kõva samuti, siis ei saanud nagu rahulikult istuda, oli selline närv kogu aeg sees. Ja see, kuidas ta suutis olümpial ka kulla ära võtta, see oli väga märgiline ja see tähendas, ma arvan, Eesti rahvale veelgi rohkem kui mulle. Millegipärast mäletan seda 100 meetri juubeldamist koos Eesti lipuga jooksmist rohkem kui natuke seda võistlust, kuna ma olin ise ka nii võidujovastuses juba ja kõik oli nagu nii tore, et kuidagi nii ehe oli see, mida ta tegi ja tegi veel see Usain Bolti liigutused ka, kes oli ikkagi tol hetkel maailma täiesti kõige kuulsam sportlane üldse, siis ma arvan, see tõi ka palju sellistele teiste ala fännidele ka nagu uudisimu, et mis on toimunud. Seda ei oskagi võrrelda näiteks sellega, et kui sa kusagil väga suure rahvaarvuga riigis. Aga just see, et ta on nii väikse rahva, nii suur tegu, sest rahvas võtab seda ju oma teole. See lihtsalt ongi suur tegu, mis võimendab minu meelest kogu selle rahva sellist emotsiooni. Ma olin väga õnnelik, kuna ma olin ikkagi pikka aega teda jälginud, ta on olnud minu iidol. See päev jääb mulle eredalt meelde ja aitäh sulle, Gerd, tõesti, see oli väga vinge päev. Minule kui noore sportlasele tõesti andis väga palju indu juurde ka tulevikuks. Ma töötan ise ju noortega hästi palju ja see mõjutab ikkagi päris palju noori, kes saavad eeskuju selles. Ma võisin olla küll 14-aastane, aga ma teadsin, kui tähtis olümpiavõit on. Olümpiavõitjad on sangarid meie väikses Eestis. Positiivne emotsioon sellises sündmustes on tegelikult ju minu meelest lausa tervendav, sest et neid oli tihti, aga kui nad on, siis ta võimsamad on lihtsalt.